No hei, taaskord on aeg siis iganädalase lugemise jaoks ja meil on siis Anneli, kes veel ei tea, elukutseline, võib öelda selgeltnägija, suhted tervendaja, mis iganes nimetusega, mis ennast tahame nimetada. Aga olen siin, et siis tõesti näidata valgust tõele ja suunata sind sinu teel. Et vaata, mis see nädal siis meile toob. Ikkagi viidatakse väga palju suhetele selles mõttes, et kõik, kellele sa oled mentori eest või keda sa oled õpetanud, aidanud, kes ei ole siis kuidagi sellele teele pühendunud või siis sinu aitamisele pühendunud või siis nendele õpetustele siis, kes on siin jätud üksi, siis nüüd sa liigud sellest kohast edasi elutervel moel. Kuidagi mingi igatsus on hinges, et saaks oma teadmisi, oma oskusi kellelegi edasi anda, edasi pärandada. Aga kui see nii ei läinud, siis nüüd on aeg selle küljes rippumine ära lõpetada. Et see on okei. Et ma küll jagasin kellelegi midagi, temaga see ei haakunud, vähemalt praegu mitte, see on okei, ma liigun ikka edasi. Et selline abitu tunne, kui keegi ava ennast sulle, et sa nagu tahad aidata, aga seda ei võeta vastu või kuidagi ei mindel nagu liimile selles mõttes, et inimene ei saa aru, kui hea see võib-olla talle võib olla. Sina tähist ikka, kui sa kedagi aidanud isegi, kui ta seda ei tea, siis see on ka juba väga väärt asi, mida teha. Ja nüüd on aeg keskenduda praktilistele asjadele, et panna siis vähem neile, kes tõesti vähemalt näiliselt ja valikuliselt siis ei haaku sellega, mis sa neile pakud ja keskendu hoopiski neile, kes siis on julged ja julgevad kas või pea ees tundmatuse kohta vette hüpata tõesti. Et see toob tegelikult selle balansi, et siis on energia jälle tasakaalus, ringi liikumises, edasi-tagasi nagu sellises voolamises, et kui sina muudkui annad ja teine inimene isegi ei tee selle energiaga midagi, siis on raisatud energia. Oleme ausad, et see lihtsalt kukub mutta, see energia nüüd kadus, mis sina kõik siin endale mediteerisid ja lõid läbi oma sisetöö, et sellel ei ole väga mõtet. Et tõesti see, mõnes mõttes see, kuidas maailm praegu käitub, kuidas maailm on üldse, tekitab südamevalu sulle kui, ütleme eksperdina või juhina või sellise inimesena, kellel on head väärtushinnangud. Annan komplimente kõigile oma vaatajatele, väga tere. Aga nii on, et kui me nagu vaatame, mis maailmas toimub, siis see on päris võigas kohati. Aga teisalt fokusseerigi sellele, et need, kes tahavad õppida, kuidas saab paremini, kuidas saab stabiilsemalt, kuidas saab rohkem kahe jalaga maa peal olles, kuidas saab võib-olla kõrgendatud teaduse läbi midagi teha, siis need leiavad tee sinuni ja keskendugi siis pigem jällegi see kvaliteet, mitte kvantiteet, mis puudutab inimesi siis elus. Et usaldan jällegi see Wheel of Fortune ehk siis õnn toob sinu õuele need, kes on vajalikud sinu õuele ja need, kes siis sinu käest abi saavad, kellele sina saad abi pakkuda. Ja tõesti tuleb võtta südarindu ja saata siis tõesti sõnumid neile, kellest võib-olla on aeg eemalduda, kes võiksid ennast ise eemaldada või võib-olla nad on juba seda teinud, aga mingisugune selline vaikiv kinnihoidmine, see ripub õhus, tegelikult rööb energiat. Et kui teed on juba lahku läinud või siis sa jääd midagi ootama, näiteks kirjutad kellelegi sõnumi, ta ei olegi vastanud, 3 kuud läheb mööda, et siis lihtsalt vähemalt enda sees tee see koht, et ma ei oota vastust enam. Et see ei ole enam selles mõttes see koht, kus oodata ja näitab siin sellist nurgas ootamist, et kõik, mida sa ootad, lõpeta see ära. Kas siis enda sees, et it means a no, ehk siis, et vaikus tähendab ka midagi ja tavaliselt eid. Et nii see on. Et ei ole vaja lõputult inimeste taga oodata, neil aega anda, olla see kannatlik ja see tore, kes tahab kõike aidata. Kui sina pakud abi, seda vastu ei võeta, väga hea, siis järelikult ei ole vaja. Et ise nagu kaotasid võimalusi, aga seda uuesti ka ei tule vabandust. Et lihtsalt nii on. Et selleks siis pead ise otsima selle abi üles ja ise paluma ja nii edasi, et mitu kordi tasu liigselt ennast välja panna ja pakkuda. Praegu vähemalt. Aga üleüldse head piirid on üsna eluterved ka tervendajate abistajate seas, et selles mõttes väärtusta ennast. Ja näitabki siin, et sellist pigem selline rändamise energia, et liigud juurest inimese juurde oma autentses väes ja inimesi aidates. Et tundub, et kollektiivselt praegu meid kutsutaksegi siis mõtlema sellele, et kuidas me teisi saame aidata ja kuidas see oleks siis õiglane, võrdväärne, nii et energiaki liiguks edasi tagasi, et ei ole nii, mina teen tasuta sulle tööd ja nii ongi.
selles mõttes, et energia tuleb, peaks nagu ka vastu tulema ja kui inimene sulle midagi vastu ei paku, siis tegelikult tema ise jääb ka sellise võla energiaga justkui ripendama. Et see ei ole tegelikult teisele inimesele ka hea, et see õpetab talle ei vastutustunnet, ei asja väärtust ja energeetiliselt ka tegelikult see selline võtmise energia, näed, siit tuleb kohe see saatana kaart esile ja süütunne, et inimesel tegelikult sisimas on süütunne, kui keegi teeb talle head ja tema midagi vastu ei paku ja võib-olla nii korduvalt, siis kui inimesel vähegi on empaatiat, siis tegelikult see tekitab ta süütunnet ja mitte väga head tunnet enda vastu. Et see ei ole tegelikult abistav kõrgemas mõttes siis. Et jällegi ütleb siin, et jällegi autentselt oma lugu rääkides, ringi liikudes, küllust luues, avad uusi uksi, selline üsna keiser, eks ju, meheliku vaatevinkliga nagu selline konkreetne, ma lähen ja teen mingid asjad ära, ma lähen räägin selle inimesega, ma lähen aitan seda inimest, et mingid konkreetsed sellised plaanid, eesmärgid ja jällegi tiimitööle viidatakse, et kõik, mis tekitab kurbus, siis eriti sõprussuhted kuidagi tulevad siin esile, tööalased suhted, kus nagu sul on mingid ideed näiteks ja keegi on väga tal on nagu müür ees kohe, et ei, mis mõttes, siis see tekitab ka kurbust ja väsimust tegelikult ja teisalt võib olla ka teistpidi, et kui keegi peab olema liiga diplomaatiline, et kellelgi mingid hullud ideed, sa pead kogu aeg olema diplomaatiline ja olgu, olema lahke, siis see nagu konflikti vältiv energia ka samas nagu ei loo seda stabiilsust alati, et inimsuhetes võiks olla küll eluterved piirid ja ei peagi konflikti minema, aga võib-olla tasuks ikkagi asju arutada, kui keegi tunneb, et asjad ei ole võrdsed või keegi tunneb ennast väsinuna või seda kuidagi sellist vastutuse võtmist võib-olla ei ole võrdselt tehtud, siis tasub sellest ikkagi rääkida. Ma näen, et keegi siin ikkagi istub kuidagi nurgas, ei tunne ennast väga hästi. Et kas see on siis see, kes vastutust ei võta või siis see, kes tunneb, et keegi vastutust ei võta, aga tegelikult see on ohvri roll, see niikuinii sellest ei räägi. Kui miski sind ikkagi trigerdab, häirib, siis tuleb sellest rääkida, siis sa võtad oma jõu sellega tagasi. Ma näen siin viha ja hirmu tuleb esile. Ja see tekitab segadust tegelikult just kahe vahel olekut, et kas nüüd siis see viha on õigustatud või on see nüüd praktiline, kas seal on mingi praktiline väärtus, et tõesti ja mul on õigus niimoodi tunda või pigem on see, et nii nagu teine inimene on siin elevil, tekitab väsimust või siis sinul on mingid suured ideed, mis nagu teisi väsitavad, nii ehk et midagi on nagu balansist ära ja tuleb kuidagi leida selline lahke, aga eluterve viis edasi. Vahest inimestel ongi energia on pisut erinev, mõnel on seda rohkem, mõnel vähem, mõni tahab kiiresti edasi liikuda, mõni aeglaselt, et siis leida see selline kuldne kesktee, mis rütmis, balanss, mis rütmis liikuda nii, et keegi ei pea süütunnet tundma. Et see, kes kaasa lohiseb liiga kiiresti ja tema tempole see ei sobi, või siis see, kes nagu liiga kiiresti müttab, nii et ta ei jõua järgigi mõelda, et kuidagi saab selles osas tiimitööd teha, ühesõnaga. Et keegi peaks ärevust tundma ja keegi peaks seisakut tundma, et kõik liuksid edasi, aga sellises eluterves tempos. Suhetes ka siis sel nädalal tuleb selline hirm, et äkki minu üle mõistetaks kohut või kuidagi, et see kindel baas kaob äkki ära, eriti kui on asjad heas kohas, kui on armastust, küllust ja tähistamisenergia, siis sel nädalal on väga hea asju tähistada koos. Tegibki mingi selline ilmselt loomupärane hirm siis inimestele, et aga mis siis, kui see kõik kaob või mis siis, kui see on kõik näiline või mis siis, kui see on ettekujutus, et kõik nii hästi saab olla. Et tekib tunne, et kas ma olen äkki näen und isegi. Aga tegelikult, kui sul juba on kõik, mida sa tahad ja sa õpid kogu aeg juurde, kuidas ka teisi aidata, kuidas ise oma ärevusega ja hirmudega paremini toime tulla, siis sa oledki väga heas kohas ja see ongi võib-olla uudne ja teistmoodi. Aga suhete suurim proovikivi ongi siis see, et kõik, mis tekitab südame valu, et just kui sinu ekspertiis või sinu oskused või teadmised või väärtushinnangud ei ole omaks võetud või austatud, et siis kuidagi, kui see tiimitöö ei suju, et üksteise
õpetamine ja üksteise austamine ei ole nagu balansis, siis see tekitab ka kurbust, et see koht tuleb läbi mängida, läbi rääkida ja kuidagi leida mingi uus viis. See ei tunne, et energeetiliselt, et suhted kuidagi muunduvad uueks. Sõprustes, armastussuhetes, perekondades tekib uus tõetasand. Et see kass, kes käib ümber palava pudru, see kuvand kaob tegelikult. Ja et kõik see, et kas minu üle mõistetakse kohut, kas keegi näeb mind sellisena, nagu ma olen eriti just peredes, no peredes on see kõige hullem, aga see hakkab murenema. Sest kui me mängime sellist mängu, et me ei ole päriselt meie ise, me oleme viisakad, kus see küllus ja armastus saab voolata, kui me ei ole ausad üksteisega. Et selles mõttes sellise vale teenimine ja hirmu teenimine tegelikult ju jälle ütleb saatanlikud jõud selles mõttes, et madal energeetikud pääseb läbi. Et tegelikult õiglust ju ei ole. Et õiglus, tõde ja ausus käivad ikkagi käsikäes. Ja samamoodi ka armastus, sest armastus ikkagi tahab tõde ja tahab ausust ja sügavat ühendumist. Et siis saab ka kirg voolata. Et selline julgusele kutsuv nädal. Et tehke siis ausaid ma ei tea, postitusi, rääkige ausalt üksteisega, avage mingid loekad, mida võib-olla perega pole kunagi varem puudutanudki, rääkige minevikust, tulevikust, mis iganes, et mis on selline vaka all hoitud teema. Ja ma küsin siin lihtsalt sellest kohast, et perekonnas sageli on raske mingitest asjadest võib-olla rääkida või siis inspireerida oma vanemaid, vanavanemaid enda kohta rohkem kaartavama, et tee seda siis kuidagi nii, et siin näitab, et kuidagi nagu näe neist seda sära või ütle neid, ma näen, et sul oli kunagi nii või et sa oskad neist klaverit mängida, et huvitav, miks sa sellega midagi ei teinud, et räägi oma lugu ja kuidagi intuitiivselt lähene olukorrale ja lase ennast õpetada. Ole nagu õpilase rollis, kes õpib suguvõsa ajaloo ja oma esivanemate kohta ja seega iseenda kohta, sest meie juured ju teatavasti on meie selline väe alustala ikkagi. Ja kui su vanemaid elus ei ole või sa neid isegi ei tea, siis küünlavalgel saad sa nendega ikkagi rääkida. Paned küünla põlema ja ühendud hingedega. Et selles mõttes väga vahet ei ole, siis pärast pane kanal kinni, kindlasti ütle, et olgu õnnistatud ja minge taas oma teed, et ära neid endal selles mõttes kinni enda küljes hoia, et see ei ole väga hea mõte. Hakkab elu energiat röövima lihtsalt. Hinged ei peaks meie kogu aeg kaasas käima. Jällegi viskab ka, et ka hingedega samamoodi täpselt samad kaardid, et see, et mida nemad õppisid, milles nemad olid head, õppi selle kohta ja mida neil on sulle õpetada, sa võid küsidagi, et saada mulle märke, mida ma peaksin praegu õppima või mida mul on vaja praegu teada. Või kui sul on tõesti kindel asi, mille kohta sa teada näiteks, kas ma peaksin õppima minema, ma ei tea, mingit disaini näiteks, et siis saada mulle märk näiteks, ma ei tea, roosa pliiats kuskilt sel nädalal. No täitsa lamp. Küll keegi siis tuleb ja toob sulle selle roosa pliiatsi järsku lambist. Või koer tuleb, toob hambus sulle mingi pliiatsi. Ühesõnaga, eks hingedel on oma tee, kuidas nad märku annavad, aga nii nad saavad seda teha. Ära siis väga suuri, mida suurem objekt, seda raskem on tuua. Et siis väiksemad objektid on selles mõttes paremad. Okei, suhetes siis on selline lugu, et mis puudutab füüsilist kirge, siis on selline tunne selle osas, et kui ei ole sellist rahu üksteise vahel, siis nagu ei taha seda. Loogiline ka võiks olla ju spirituaalne ja vaimne lähedus ka. Ja kui seda füüsilist lähedust ei ole, siis hakkavad asjad koost varisema. Et kui sul on selline tunne, et sa oled üksi või üks partneritest tunneb ennast tegelikult üksikult kogu aeg ja nüüd see füüsiline komponent on, siis see ei rahulda enam, et selle tahaks nagu pausile panna õige ka, sest siis sa näed, kas suhe päriselt ka kannab ja toimib. Kui füüsiline komponent ära võtta, siis mis alles jääb? Kas seal on sõprustasand, kas seal on üksteisest hoolimine, et kui see kirg ja need keemilised ühendused ajus siis maha rahunevad, et mis siis saab. Ja teine asi, mis tuleb esile, on see, et kui üks on selline
heade väärtushinnangutega väga kohal endas edukas elus ja teine on selline lähen ja möllan, ma ei tea, reisin ringi, teen mingeid asju, küll on tore, et selline nagu nooruslik, ma ei tea, nagu nipernaadi natuke energiat viskab siit, et siis ühel või teisel või mõlemal on sees mingi kurbus, et justkui kumbki ei saa nagu päris särada, et natuke erinevad olete. Paljud siin vähemalt või siis praegune energia siis suhtes kuidagi viib erinevas suunas, et siis võib tekkida selline ärevus, et justkui enam suhelda, nagu et kuidagi seda füüsilist komponenti ei ole, väärtushinnangud ka kuidagi laperdavad eri suundades, et tekkida selline tunne, et isegi partner üldse ei mõista. Kõige olulisem siis nüüd on see, et kas te suudate üksteist õpetada. Et te võite olla erinevad, te võib olla praegu mingi erinev fookus, aga kas te suudate tulla kokku ja üksteist õpetada siis sellest kohast, et siis suhe püsib ja tegelikult rikastub veelgi. Sest kui partnerid käivad, teevad oma asju eraldi ja siis tulevad kokku ja räägivad sellest, siis mõlemad õpivad topeltkiirusel. See on tegelikult väga kasulik asi. Aga kui nüüd üks kuidas ma ütlen, läheb siis liiga oma rada niimoodi, et hakkab tähelepanu otsima mujalt, ma näen siin, et suhetes võib tulla ikkagi palju sellist asja esile, et keegi otsib tähelepanu mujalt ja valetab selles osas, läheb mingitele sündmustele ja siis ei ole päris aus, sest ta kardab, et sa mõistad tema üle kohut või vastupidi, sina kardad, et tema mõistab sinu üle kohut. Et siis tekib selline sisemine üksindus, mis kasvab ja kasvab, sest kui see üksteisega aus ka veel ei ole, et siis see nagu muutub suuremaks, et kui on võib olla tõesti, et kui väga suur eraldumine on üksteisest ja siis tekib tunne, et ma tahan tähelepanu kelleltki või siis kogemata otsid seda või meelega, et siis ikkagi võib-olla on võimalik seda jagada, seda kohta, et kuule, ma tunnen, et ma läksin võib-olla üle piiri, et ma lihtsalt olen viimasel ennast üksikuna tundnud ja otsisin võib-olla seda tähelepanu, mida ma tegelikult tahan ju sinu käest, et sina oled see, kelle tähelepanu ma tahan. Et siis on selline jällegi julge aususe koht, sel nädalal kutsutakse meid seda tegema, et oleks õiglane tiimitöö, ehk siis õiglane aus ja avatud selline suhtlus. See on hästi oluline sel nädalal. Nii et võtta süda rindu, rääkige ausalt. Ausust ei ole alustalane suhtes, siis ega see on ikka nii ilmselt püsima ju ei jää, et mis siin ikkagi karta ja edasi lükata. Aga inimesed on erinevad. Et võtta siis oma tempos seda asja, aga ikkagi katsu ära rääkida, mis on südamel. Jällegi suhted jääb püsima, kui sellest hoolimata, et teil on võib-olla eri suunad, mingid eri fookused hetkel või üleüldse, et kas te suudate üksteist teha tugevamaks, eriti kui kellelgi on enesekindlus madal parajasti, et siis on see aeg, kus nagu meelde tuletada, et millest sa oled hea, ma näen su tugevust, su potentsiaali ja et ikkagi kuidagi see maailmavaade ja selline üldine nagu nägemus asjadest oleks sarnane, et kuidagi jõuaks sinna kohta. Ja kõigest, mis enam rahuldust ei paku, tahaks edasi liikuda ja kire poole, et see kirg peab ennast taastama suhtes, et see taastab ennast ainult läbi tiimitöö. Muidu jääb nagu kuidagi laperdama. Et see kirg, mis alguses oli, see ei tule tagasi, kui seda tiimitööd ei looda. Et see on uus koht ja võib-olla haavatavam koht, aga see õiglus ja süütunne, nendest asjadest tuleb rääkida kõigest, mille pärast tunneme süütunnet tuleb nüüd lauale panna. Et me kannaks seda kivina kaelas, lihtsalt räägiksime, sest sageli on see, et me tunneme hirmsat süüd, oi kui halvasti ma käitusin, aga tegelikult teisele inimesele võib-olla ta on juba ammu edasi liikunud või see ei olnudki nii suur asi üldse. Et selles mõttes tasub rääkida ja kui oli suur asi, siis vähemalt seda vabadust paluda, et nii ehk naa on rääkimine ju hea. Ja vallalistele ka siis tuleb, sarnased kaardid alati on, vahet ei ole, kelle kohta ma küsin, aga igal nädalal on oma energia. Et kui suhe on ainult füüsilist laadi, see külgetõmme on olemas, aga nagu ei ole sellist ühes suunas vaatamist, siis samamoodi jälgida, kas sellest hoolimata on mingi selline komponent seal suhtluses, et üksteist tehakse tugevamaks, mitte üksteist ei tehta maha oma erinevuste või mõttemallide pärast. Ja millist maailma te näete tulevikus, millis maailmas te tahate elada, kas see kattu või mitte, kas te tahate lapsi, kas te tahate peret, see on nagu kõige olulisem. Seda muidugi juba tead,
on ju, see ei ole midagi uudset, aga lihtsalt siin on meeldetuletused. Ikkagi nagu näen, et selline pigem on üksildane eraku energia, kui et tahaks hirmsasti mingisse suhtesse ja armastusse hüpata, et kuidagi kipuvad sellised himulised suhted tulema praegu ellu, ehk siis inimesed, kes meiega konkureerivad, mitte siis meiega koostööd teevad, et näevad, sul läheb hästi, temal läheb veel paremini, ta loodab. Et ta ei suuda vaadata seda kohta, et sul läheb hästi, mul on hea meel, äge, väga lahe, nagu lase edasi, et ma ka loodan ka sinna jõuda või ma teen ka mingit oma asja, et üliäge, et rohkem on edukaid inimesi, kellel läheb hästi, kes teevad oma südametööd. Et otsi siis seda, kes teeb sind tugevamaks, samas kui ise ka ennast hästi tunneb, et selleks on vaja sellist inglise keeles on see secure attachment style, eks ju, mitte anxious või avoidant, ehk siis vältiv või ärev, see suhtlusstiil võiks asendada siis tõesti enesekindla ja kindla suhtlusstiiliga. Et siis inimene suudab sulle ruumi hoida ise endale ka. Nii, siis raha asjades tuleb selline huvitav energia. 2 meest rahvast siin nagu näha, karikate kuningas ja keiser. Et üks on selline emotsionaalne, emotsioonidega kohal, kuidagi voolavuses, tunnetab väga sensitiivselt, väga sügavalt asju ja teine on selline plaanid, reeglid, eesmärgid, küllus, raha, konkreetne, et need koos paned kokku ja siis hakkab asi voolama. Et raha energia ongi huvitav, et ühest küljest tuleb olla hästi konkreetne, ma tahan sellist summat selleks kuupäevaks, see on mul juba olemas, see on see manifesteerimise põhitõde on ju, et siis see tuleb, aga teisalt tuleb jätta ka ruumi selleks voolavuseks, et võib-olla see tuleb mingist teisest allikast, mida sina arvasid, võib-olla plaanid muutuvad või võib-olla tõesti tuleb sul lihtsalt nautida mingit paigal seisu paar päeva selleks, et siis 3. päeval, 4. päeval läheks asi hästi kiiresti liikvele, et tuleb jätta ruumi sellisele ootamatusele ja lihtsalt sellega kaasa minna, usaldada, olla selles energias, et mida sa soovid, see on juba siin ja kõik teed, kõik olukorrad, mis minuni tulevad, viivad mind selle lähemale, isegi kui ma ise seda veel ei näe. Et üldiselt alles tagantjärgi saab aru, miks miski meie elu saadeti, et siis usalda. Kui sa oled tõesti taotluse saatnud väljale, siis oota ära, et asjad liiguvad, sind aidatakse, ma näen siin, et sa saad selle, mis sa tahad. Et selle nädal pane siis taotlused välja, väga konkreetsed taotlused ja mõtle selle, mis sina vastu pakud. Mitte mis mina ainult saan, vaid mis mina ka vastu pakun. Et universum ikkagi töötab ka jällegi, energia peab olema liikumises. Et kuidas sina aitad inimestel universumil endal kasvada, areneda läbi selle, et sinu tegemistel kaasa aidatakse. Kokkuvõtteks siis, siin on palju asju, et igasugune selline ärevus, suhtlusprobleemid, mis võib-olla esile tulevad sel nädalal, tundmist keegi mõista sind, võib-olla reetis sind, võib-olla ei aita kuidagi kaasa, siis on vaja nendest asjadest rääkida, võtta julgus kokku ja tõesti siis seda teha lahkelt, aga ikkagi elutervelt, et sa austad ennast, austad teist inimest ja näitab, et kõik, mida sa soovid, ihaldad, see tegelikult on juba siin ja lihtsalt on vaja õppida ära see balanss, et kuidas siis mitte avada ennast võib-olla siis igasugustele vaidlevatele, võistlevatele energeetikatele inimestes, vaid pigem siis keskenduda tõesti nendele inimestele, kes siis, kui sa tunned hirmu, kas nad suudavad vastu võtta sinu edu, sinu küllust, ilma kadedust tundmata ja kas nad näevad sind või vaatavad minema. Et sageli on see, et kui sa oled edukas, siis inimesed ei taha sinu poole vaadata, sest nad tunnevad endas mingit ebakõla või konkurentsi. Et see ka nagu ei ole väga toetav ja kas nad suudavad sinu tugevust toetada ja sulle meelde tuletada, kui seda on vaja. Et kui tekivad ebapiisavast tunded, siis kas nad toovad sind tagasi balanssi. Need on need inimesed, keda sul on elus vaja ja kellel on sind elus vaja. Et sellised kõhklevad energiad, kes siis imetlevad sind lihtsalt kuidagi või kes ei ole päris ausad enda või teistega, et neid ei ole nagu mõtet oma ellu korjata, sest nad ei ole seal, kui sul on vaja tõesti seda, et keegi sulle sinu tugevust meelde tuletaks. Nad
need on inimesed, kes kukuvad minema, kui sa oled nõrgas kohas, sest siis ei ole midagi imetleda. Või siis tõesti löövad maas lamajad, sest siis nad on ise tugevamad. Et siis hoia need õiged inimesed endal ligidal ja tähista õigete inimestega ka oma hingeperekonnaga. Ja kutsu tähistama oma elus neid ilusaid hetki asju. Need, kes sinust tõeliselt hoolivad ja kellest sina hoolid ja kellega koos saate siis oma edu ja väekat elu tähistada. Nii et head tähistamist sel nädalal ja kui sul on mingeid küsimusi, võid minu poole pöörduda, saame sulle oma ajakirja panna. Aga igal juhul seniks mõnusat nädalat ja tähistamist.